külaline! Kell on saanud 15.14 ja alustab külalises saade, nagu te juba signatuurist aru võisite ka saada. Ja mul on väga hea meel, et meil on täna külas äärmiselt aktiivne noor inimene, kelleks on Paul Poderett. Tere tulemast! Tere! Kui ma Pauli tausta uurisin, siis ma lihtsalt panin tähele, kui paljude asjadega ta tegeleb ja ma kohe mõtlesin, et kuidas ta küll jõuab seda kõike teha. Paul, räägi, millega sa tegeled? Pigem lihtsam rääkida, millega ma ei tegele, aga igapäevaselt nagu pigem tegelen ma fotograafia ja filmindusega. Et praegu olen viimasel ajal hakanud rõhku nagu sellele rohkem panema. Aga olen ka tegelen ka Kaitseliidus, et olen olnud, ma ei mäletagi, kas mingi 6 aastat või 5 aastat Noorkotkas. Siis praegu ma olen astusin ka Kaitseliitu edasi Noorkotkaste organisatsioonist ja hetkel ma olen ka Valgamaa maleva siis teavituspealik, ehk siis teen ka Valgamaa malevale sihukest meediatööd, et oma elu on praegu suht meedia nagu vallas. Ja tegelikult sa alles käid gümnaasiumis veel lõpuklassis? Jah, ma praegu olen 12. klassis ja hakkan varsti lõpetama, et sihukene väga huvitav elu on. Ma ei tea, aega iseenest on isegi, vaba aega on päris palju, et ei ütleks, et nüüd niimoodi igapäevaselt nii kiire, et ei jõua midagi muud teha, aga on ka tegemisi. Et praegu jõulud on hästi sihukese rahuliku tempoga läinud. Aga millega ma veel tegelen, siis ma sõidan lumelauda ja mäesuuska, siis ma ei teagi, siis ma tegelen ka tanklaga, Tankla TV, noorte televisioon, ning nüüd hakkasin ka Tankla lehte küljendama, ehk siis eelmine leht, mis ilmus, Tankla leht, noorteleht, olin ka mina üks küljendajatest. Kas see oli sul esimene kord küljendada? Ei olnud esimene kord, ma olen seda teinud ka paaril eelmisel korral, aga see on olnud ühe laagrilehe moel ja siis on ka koolileht, oleme proovinud teha koolis. Kas sa oled eluaeg sellist aktiivset elu elanud, et paljude tegevustega koos? Ei ole. Pigem see hakkas järjest nagu radapidi tulema, et kõigepealt astusin Noorkotkaste organisatsiooni, ning sealt... Kui vana sa olid siis? Mis ma võisin olla, mingi 14, midagi sinna kanti võisin olla ja sealt see hakkas tulema, et ema ka küsis, et kas sa kodus ka oled vahepeal suvel, et nagu põhimõtteliselt iga nädala vahetuse ja käisin kuskil ära siis nagu, et sealt see hakkas vaikselt tulema ning järjest nagu nähti, et nagu ma olen aktiivne, teen midagi, siis järjest kaasati nagu, et pidevalt olen jah ütlenud, aga viimasele peab ei ütlema, kuna lihtsalt ei jõua nagu niimoodi igale poole. Sina ka mainisid, et tegelikult sul ei olegi nii kiire, et aega jääb ikka üle ka elu nautida või puhata. Paljud sellised aktiivsed inimesed ütlevadki, et edu võti ja see, et sa jõuaksid palju asju teha, on lihtsalt aja planeerimine. Kas sina nõustud selle väitega? Jaa, täiesti nõustan, et endal olen ka vahel teinud. Tuled koolis koju ja mõtled appi, nii palju teha on. Samas ei tee nagu mitte midagi, lihtsalt passid. Ja siis tuled teine päev koju ja mõtled appi, nii palju on teha, aga siis teed sihukese nagu listi ning järjest tõmbad maha, vaatad, kus asjad kahanevad, et ühe õhtuga või müstilise nädala see kodused asjad kõik ära teha. Et sinul annab ka sellise rahulolu tunde see, kui sa saad listist midagi maha tõmmata või linnukese taha teha, jah? Jaa, ma tunnen, et see nagu survestab mind rohkem nagu tegema seda ja keskenduma sellele asjale. Kuidas sa leidsid enda tee fotograafiani? See oli... Ma ei mäleta, mis aasta see võis olla, aga paar aastat tagasi, aastas 2-3. Ma olen suht vähe tegelenud sellega. Aga pakuti mingit videomonteerimist, koolitust, ma mõtlesin, et võiks proovida, mis seal ikka. Andsin sealt sõrme siis oma tanklale ja Tankla TV-le ning sealt see hakkas tulema, et alguses nagu tegin rohkem filmisin ja monteerisin. Lõpuks hakkas oma nagu, ostsin ka GoPro, siis hakkasin Kaitseliidu nagu võistlusi filmima, mis nagu on päris menukaks saanud, nagu ikka
oma 500-600 vaatamist tuleb igale videole ära, mis ma olen teinud, et sealt see niimoodi läks ja siis äkki hakkas ka pildistamine huvitama, et pilt on hoopis nagu teistsugune kui video, aga nad käivad käsi käes ja niimoodi see läinud on hetkel. Kas peab nüüd kuidagi teistmoodi ette ka valmistama, kui sa lähed videot tegema või pilti tegema? Jaa, kindlasti, et ma tean, et kui sa pildistama lähed, siis sul on palju vähem asju vaja. Et nagu kaamera ja mingi valgustust natukene ja siukene nagu vähem asju, aga videoga on tavaliselt see, et sul on terve auto lihtsalt täis asju. Pagas on niimoodi ikka ühe korraga ei vii toast asju ära. Et ikka mingi 2-3 korda peab käima, et asju ära viia ilusti autosse. Sa kooli jaoks tegid ka ühe lühifilmi vist oma uurimistöö jaoks? Jaa, ma tegin selle, aga see oli pigem mul nagu, ma ei ole veel seda avalikustanud kuskil, et see on ainult nagu koolitööna tehtud ja... Aga miks sa ei ole avalikustanud seda? Kuna see ei tundu mulle nii hea, kui ma tahtsin, sellepärast, et mu põhieesmärk oli tegelikult lihtsalt õppida, et kuidas kirjutada stsenaariumit ja kuidas see nagu lugu üldse nagu välja tuleb oma sõnumiga. Aga pean kokkuvõtteks ütlema, et ma õppisin väga palju sellest. Aga see film, Kuusk aitab oli selle lühifilmi nimi, ei tulnud minu jaoks piisavalt hästi ja ma mõtlesin, et ma jätan hetkel selle nagu sinna sahtlipõhja nagu kuidas öeldakse, nagu sahtlipõhja kirjutamine, et lasta seal olla ja vaatab, mis sellest äkki edasi saab. Mis hinde sa koolis selle filmi eest said? 4 sain, et ma ei tea, meil hinnati seda kuidagi väga karmilt ja väga segaselt, et ma mõtlesin, et nagu, miks ma 4 sain, aga ju ma pidin 4 saama. Aga millest see film rääkis? See film rääkis ühest tüdrukust, kes läks metsa kuuse järele ning äkki ta oli ära eksinud kuuske otsides ja ei osanud enam nagu kodu tagasi minna. Siis ta kasutas oma kodutütre oskuseid, et ma nagu seostasin nagu ka organisatsioone siin, millega ma tegelen, et noored kotkad ja kodutütred on Valgamaal hästi nagu omavahel seoses, siis ma mõtlesin, et võiks seda sinna seostada. Ja siis ta eitas omale siukse varjualuse ja nagu käepärastest vahenditest ja nagu kuidas nagu metsas ellu jääda talvel. Et alguses ma tahtsin teha siukese seenefilmi, et kuidas seenelt tulles jääb ellu, aga... Nagu seenelkäik. Jah, aga ilm oli siukene, et ei saanud. Ja siis mängisime siukene niimoodi ümber ja lõpuks tuli siukene püent, kus ta leidis puu pealt ühe märkme, mille ta oli väiksena teinud ning siis ta tuli meelde, kus ta on ja siis ta läks koju. Kas sa ise oled ka suur filmifänn? Meeldib sulle filme vaadata? Jaa, ma nagu, nüüd hiljuti oli see Titanic eile. Jaa. Oi, kus ma nagu lõpus siukene, ma elan filmides hästi sisse nagu kaasa, et nagu siukene emotsioonid käivad laest lakke, et eriti nagu õudusfilme siukene niimoodi vaadata, et tõesti ma kardan neid vahel, et need on ikka minu jaoks jubedad, ma tean, mis ette juhtub, aga ikkagi see ärevus tuleb nii suur sisse, et filme mulle meeldib väga vaadata. Mis on viimasel ajal mõni uuem film, mida sa oled vaadanud ja mis sulle on väga sügava mulje jätnud? Uuem film? Või mida sa hiljaaegu oled vaadanud? Ei pea olema ainult uuem film. Need on nii palju. Aga kas on mõni jätnud üldse sükse sügava mulje? Mis mulle meeldis oli see Lego, mis see Lego film oli? Ma mäleta, oligi vist Lego oli? Vist oli küll, jah. Et see oli siukene hästi omapärane, et nagu ma vaatasin, mis siukene nagu lugu tehtud oli, et seal oli päris äge siuke Lego pandud liikuma ning siukene algus oli siukene tore nagu happy laul, et nagu kõik on tore ja nii läheb elu lõpuni, et hästi põnev siukene film oli, soovitan kõigil vaadata seda. Kas sa Eesti filme ka vaatad? Jaa, vaatan küll. Eelmisel aastal näiteks esilinastus 10 Eesti mängufilmi, kas sa neid ka mõnda vaatasid? Niimoodi ma ei oska praegu öelda, aga kuigi ma tahan vaadata seda, mul on praegu 2 filmi, mida ma nagu väga-väga tahan vaadata. Üks on see, et Päevad, mis ajasid segadusse ja teine film on Ameerika suvi. See Ameerika suvi räägib see raamatumüüjatest. Et mul õde ka käis see aasta nagu
see suvi raamatut müümas ja siis nagu pakub isegi huvi, mis seal nagu on, et öelda nagu, Paul, mine ülikooli, et tule nagu kaasa minuga järgmine suvi. Mul nagu okei. Et vaatad filmi ära, siis otsustad, kas tasub tulla. Jah, et aga seal filmis nad vist sattusid päris palju pahandustesse. Jah, et seal pidi päris nagu niisugune mitmekäsist olema, et põnev elu. Sel aastal kandideerib Oscaritele see film Ema, kas sa seda oled näinud? Ema ei ole näinud, kuigi nagu üks film, mis mulle väga meeldib, on Vehkleja, et see nagu see kandideeris eelmine aasta. Jah, et see oli nagu hästi niisugune südant liigutav, et kuidas ühes koolis käis nagu elu, et üks päev tehti ühte asja kehalisega tunnis, teine päev teist. Et oli hästi niisugune põnev, mulle ta väga meeldis. Kuidas sa üldse hindad Eesti filmide taset? On nii laest lakke, et kahju, et Eesti filmide ükski nagu väga nagu niisugusesse kasumisse väga ei jää. Et see on hästi kurb, mis mulle klassi kokkutulek vist jäi. Jah, aga nagu suuremas mastaabis nagu enamus ikkagi jäävad miinustesse, et pigem on nad tehtud kuskil projekti raames, et aga Eesti filmid on täitsa vahvad, nagu omapärased. Ainukene, mis mulle nagu nende, ütleme niimoodi, et need, mis ei ole väga kuulsad, et ongi siuksed masendavad ja siuksed sünged filmid. Näiteks, mida me vaatasime koolis hiljuti, oli Kevadpall, mis jätsis minust nagu täiesti hämmingu, et mis selle loo point oli, et Sügispall vist. Sügispall või mis ta oli? Sügispall, jah. Jah, mäletagi. See oli nagu, ma vaatasin seda filmi, siis ma nagu magasin poolendi ja siis vaatasin ja siis ma ei saanud aru, mis toimub seal, nagu, et see oli nii segane minu jaoks. Ja samas see film on kriitikutelt hästi palju kiita saanud ja see pigem vist meeldibki sellistele kunstiinimestele, kes on veidike vanemad inimesed. Mulle tundub ainult endale nii. Aga sa oled eelmisel suvel, nüüd sa töötasid ka maakonnalehes valgamaalane fotograafina. Kuidas sulle meeldis see töö? Väga lahe kogemus oli, et see andis mulle nagu päris palju juurde, et ma pole nagu sealt see pigem see pildistamise pool hakkas ka mulle arenema edasi, et ma nagu olin videosi rohkem teinud, aga sealt ma sain seda pildistamispoolt nagu väga palju praktiseerida. Et oli mul nagu okei, kas see läheb lehte nüüd või? Ja mul nagu algul ei olnud see kohale. Kas oli uhke ka enda esimest pilti näha, mis lehte läks? Jaa, oli küll. Kas oled välja ka lõikanud selle seina peale kleepinud? Ma veel ei ole lõikanud, aga ma nagu ajaleht on alles? Jaa, need on kõik mul alles. Peaks üles otsima nüüd need ja välja lõikama kõik. Aga kuidas sa üldse valgamaalasesse sattusid? Ma mõtlesin nagu, mida üldse suvel nagu teha, et nagu mõtlesin, mis töövariante mul oleks, nagu mida teha võiks, et kus raha teenida, ikka noored otsivad. Ja siis ma nägin kuulutust, mõtlesin, nagu eelmine, kes seal fotograaf oli Ülla Tamm, et tema käis seal, et siis mõtlesin, et nagu tuttavad olid käinud ja mõtlesin, äkki saab ka midagi kogemust sealt juurde ja siukest nagu põhja alla endale, et peale gümnaasiumit hea startida edasi. Aga mulle väga meeldis seal, et kindlasti soovitan kõigil, kes nagu tahavad kuhugi minna, nagu proovige, et isegi siis, kui te mõtlete, et te olete kõige viimane, kes sinna saab, aga proovige, et nagu täiesti lõpp, kus tegelikult elu ikka üllatab nagu siukeste asjadega, et see on nagu hämmastav. Nii et tasub ikka proovida, iial ei tea, kas õnnestub või mitte. Jah. Kas sa tulevikus ka näiteks näeksid pressifotograafina töötamas? Ma ei teagi, see on rohkem ma tahaksin tegeleda videoga, et video on niisugune ikkagi südamelähedasem. Kas sa valgamaalases said mõnd videot teha? Jaa, täitsa tegin. Kui ma õieti mäletan, siis neid oli isegi kas 3 või 4 tükki, mis ma tegin. Et üks oli see OTP 900 raames need kodukohviku päev. Ta oli too aeg, kui see retrobest oli ja siis ma tegin veel Pokemon Go'd käisime tegemas. Et oli hästi äge nagu peatoimetaja tuleb nagu sinna koosolekule ja räägib mingi Pokemon Go'st, mul nagu, mis asi see veel on? Ma ei ole kuulnud ega midagi. Ja siis saadeti reporteriga, mis seda nagu mängima linna peale, mul nagu okei. Aga pärast läks päris isegi hoogu läksin. Mängisid hiljem ka veel või? Jaa, ma käisin ikka paaril õhtul ikka kogumas, et ma sain mingi level 5 ära, aga siis vaibus see hoog.
et jah, et see oli päris põnev siukene. Said proovida mitmeid erinevaid asju seal. Jah, et hästi palju, mis mulle meeldis, hästi palju sai ringi käia, näha erinevaid inimesi, kuulata nende tarka juttu ja veel, hästi tore oli, seltskond oli ka hästi tore seal. Anna mõni soovitus, kuidas teha head pilti? Head pilti? Kindlasti, no, ma räägiks pigem, kuidas teha head videot, et no, mulle meeldis video puhul, et mind nagu hullult häirib kui inimesed filmivad nagu pikku pidi. Et nagu nad, okei, telefonist on seda hea vaadata, aga nagu arvutist või kuskil mujalt on seda nii kehva vaadata. Ja need ääred jäävad siuksed, et kui sageli filmite, siis pigem filmida niimoodi, et laiu pidi, et see pikem külg oleks siis, või jah, kuidas seda nüüd seletada? Pead telefoni mitte võtma otse, vaid nagu keerata ümber. Jah, keerata ümber. Siis kindlasti, kui te filmite või teete pilti, siis ärge tehke seda niimoodi, et päike paistab kõrgel, mina olen seal päikse taustal ja siis mu nägu jää midagi näha. Et see on ka hästi suur sagendane viga, mida paljud teevad. Aga niisugune hea pilt, ma ei teagi. Hea pilti tuleb vaadata nagu... See tuleb kogemusest, kui sa harjutad, teeb pilte hästi palju, siis tuleb lihtsalt. Et mul ka algul nagu tegin video, siis ma vaatasin neid appi, kas see on nüüd ilus või ei ole. Ma ei nagu, teen tööd ega päeva sellest. Aga tegemise käigust hakkasin juba nägema, et ahaa, seal on viga või sealt võiks paremini teha. Et ma ei teagi, kas ma olen siiamaani näiteks ühtegi ideaalset videot teinud. Ma nagu seda ei oska öelda. Mis mul endale lõppude lõpuks niimoodi nagu... Nii, ma vaatan seda ja mitte miski ja mulle silma, mis oleks seal nagu vigane. Nagu siukse väiksed jupp ikka leiab. Arvad sa, et see on üldse võimalik teha niiviisi mõni video, millega sa jääd täiesti rahule? Ma ei tea, vist ei ole. Aga me siin pildistamisest rääkisime, siis tegelikult meil Tõrva raadiol on Instagram ka ja mul tuli kohe selline mõte, et me tavaliselt paneme ülesse ka, kui meil keegi külaline stuudiosse tuleb, me teeme väikse muusikalise ja kuuleme veidike muusikat ja sel ajal sa saad teha endast mõne laheda pildi siin stuudios kuidagi. Ja siis teie saate otsige Tõrva raadio Instagram üles, ma panen selle pildi üles mõne aja pärast ja siis saate laiki panna sinna ja näha, mis laheda ideega Paul välja käis. Aga kuuleme nüüd ühe laulu ja siis oleme jutuga juba tagasi. Külaline! Me jätkame siit oma jutuajamist Pauliga ja kuigi mul oli välja mõeldud, millest me räägime, siis selle muusikapausi ajal Paul jõudis mulle mainida, et ta tegeleb veel ka õpilasfirmaga ja selle kohta ma ei teadnudki. Ole hea, Paul, räägi sellest ka lähemalt. Jaa, ma tegelen siis kooli ühe tunni raames ka õpilasfirmaga ning me teeme pildiraame, mis on siis siuksed vanutatud ja siis ära peitsitud. Et meie eesmärk oli panna nende pildiraamidesse LED-tuled sisse. Et võite ka otsida meid Facebookis üles, et Fotomemory on meie firma nimi, et leiate ka Facebookist. Kui kellegi soovi tellida, siis on ka võimalus. Ja nüüd hiljuti tekkis ka siukene võimalus, et me saame oma tootega netipoodi üles müüki panna. Et meiega võttis üheks netipoe omanik ühendust ja küsis, kas me soovime oma toodeka seal müüa, siis me olime nagu kohe hea meelega, loomulikult võime. Ja jah, et see on niisugune huvitav jälle omate kogemus, et kuidas meeskonnaga nagu koos töötada, et see on niisugune äge kogemus. Et palju teid seal meeskonnas on? 3 oleme. Ja kust teil tuli selline idee selliseid pildiraame teha? Idee, ma ei mäletagi nüüd. Me olime tunnis ja siis nagu ikka, puit. Esimene asi, mida puidust annab teha? Et nagu puitasjad on, ma ei, nagu, algul nagu ei tahaks nagu seda puitu kasutada, et see puit nagu jätta kõrvale, et seda on lihtsalt liiga palju juba nendest õpilasfirmadest tulnud. Aga siis me mõtlesime, et nagu, okei, kasutame ikkagi seda puitu, kuna seda on lihtne töödelda. Ja siis hakkasime mõtlema, nagu, mida me teeme. Meil käis seal seinakellad läbi, igasugused muid asju ning lõpuks jõudsime ikkagi ringiga puidu pildiraamidele, et alguses meie idee oli küll teha niukseid nagu koorega, see puidukoor jääks sinna pildiraami nagu peale ka,
aga lõpuks me jõudsime niisuguse vanutatud puiduni. Kaua ühe raami valmistamine aega võtab? Ma päris täpselt niimoodi ei oska öelda, aga kui me teeme neid, siis me teeme mitu tükki korraga, et ikka 10 kaupa. Aga ütleme, et ühe raami valmistamiseks, kui ühte raami nagu järjest valmistada, ma arvan mingi pool tund. No ikka võtab aega küll, jah. Aga kui korraga teha neid mitu palju, siis läheb loomulikult kiiremini. Õpilasfirmad on viimasel ajal hästi populaarseks saanud, kas sulle ei tundu nii? Minu meelest nad on nagu teatud ringkonnas populaarsed on alati, aga lihtsalt minu meelest see õpilasfirmade puhul on, mis mind nagu ennast häirib, on see, et otsitakse midagi uut, mida nagu innovaatilist, et nagu midagi oleks uut, et nagu mida varem pole olnud, et ja siis põhimõtteliselt laidetakse neid maha, kes teevad midagi, mis on olemas, mis on juba olemas, samasugune nagu poes, aga lihtsalt nagu nad teevad nagu mingi teise värvi ja midagi siuksega, et neid laidetakse minu meelest väga nagu halvasti maha, et sellel ei ole pointi ja nagu see mind nagu isiklikult häirib natukene. Kes need laitjad tavaliselt on? No tavaliselt on need, kes on nende õpilasfirmade ja minifirmade laatade hullud, kes käivad kogu aeg ja otsivad midagi uuenduslikku. Et tavaliselt on need. Aga mis mõte on teha juba asja, mis tegelikult olemas on? Minu meelest on see protsess olulisem, et kuidas see kõik see asi välja nagu kulgeb, et kuidas see töö käib, et kuidas see raamatupidamine ja kuidas see müügioskus käib, et kuidas müüa asju üldse, et minu meelest see on palju olulisem kui see toode ise. Nii et peamiselt tegelikult õpilasfirmade eesmärk on sinu meelest ikkagi, et õppida ise? Jah, et sa õpid lihtsalt nagu teed oma kätega selle asja läbi, et olgu see nii hea, nii halb, kui igastas ta on, aga sa saad selle protsessi läbi teha. Ma kusagilt lugesin veel, et sa oled täitsa oma algatuslikult kujundamise ära õppinud. Miks sa tundsid, et sa tahad seda õppida? Ma isegi tea. Hea küsimus, millele ma hetkel vastata tõsiselt ei oska. Lihtsalt tõusid üks päev üles, mõtlesid, et võiks kujundada. Ma ei tea, täitsa nii võis olla ka. Et ma olen nagu väga palju erinevaid nagu siukseid programme proovinud ja näppinud ja mõtlen, et võiks ka teha, aga ma ei tea, kus ma siukest asja olen nagu. Kus see alguse sai? Mul anti vist, kui ma õieti mäletan, siis mul anti midagi teha võib-olla, et küsiti, et kas sa nagu oskad teha või siis ma ütlesin, ma võin proovida ja siis ma arvan vist niimoodi saigi see alguse, ma proovisin midagi kellelgi teha ja nii see saigi. Et praegu, ma ei ütleks, et ma nagu kujundamises nüüd nii hea käsi olen, aga siukseid lihtsamaid asju ma saan hakkama, et nagu teha. Jah. Aga kuidas sa üldse, sa tundud olevat täpselt selline, et kes õpib iseseisvalt hästi palju asju, et kuidas sa tavaliselt võtad kätte, kui sa mõtled, et mingi uus asi, et millest sa alustad? Üks võimalus on, kuidas ma alustan, et kogun Google'ist ideid. Seal on mustmiljon ideed, mida sa saad omavahel nagu kokku sulandada. Aga teine variant on ka nii, et ma lihtsalt ise hakkangi vaatama, mis see näiteks mingi programmil tööriistad teevad, et kuidas sa ise nagu võiks välja näha, et tavaliselt ma ka visandan paberi peal mingi, ütleme kriipsujuku tasemel mingi asja kokku ja siis hakkan selle järgi tegema. Ja kui mingi siukene asi, mida ma nagu ei saa hakkama, nagu ei tule välja kuidagi, siis ma uurin netist, et kuidas seda teha niimoodi. Ja siis see niimoodi läinud. Seni kaua proovid, kui saad hakkama? Jah, et niimoodi, vahel ma olen ka leidnud siukseid lihtsamaid nagu variante, kuidas teha lihtsamalt asju. Et see on hästi oluline, et nagu oma elu hästi lihtsaks teha. Et vanasti näiteks, kui ma videosi tegin, siis ma ei teadnud ühtegi klaviatuuril kiirkäsklust. Ehk see nagu klaviatuuri kogu aeg liikusid ühest ekraani otsustiiriga teise ja niimoodi käis see töö. Aga lõpuks õppisin klaviatuuri peal need nupud ära ja siis vaatasin kuidagi pool tunnikest läks nagu tavaliselt video tegemises kiiremini ja niimoodi see läkski. Järjest kiiremaks ja kiiremaks. Et see on kõik nagu lihvimise asi, et kui palju sa seda teed. Et praegu ma olen suht vähe nagu siukest disaini teinud, et ma arvan, et kui ma selle programmi avan, siis ma hakkan jälle mõtlema, kus mida sai.
kui keegi tahaks endale plakatit, kas siis võiks sinu poole pöörduda, et sa valmistaksid mõne plakati? Jaa, võib küll täitsa, et nüüd hiljuti viimase plakati, mis ma tegin, oli ühele lastelaagrile, mis hakkab järgmine nädal pihta või ei, ta juba see nädal käib, et ma jõuan sinna lastelaagrisse ka veel ühte väikest videot tegema. Mul on ilmselt ka tulevikus mõnda plakatit vaja, nii et ma jätan meelde ja siis võtan sinuga ühendust. Aga sa oled lisaks ka noortele õpetanud lumelaua, sõitu ja suusatamist vist ka. Miks sulle õpetada meeldib? Õpetada, ma ei teagi. Nagu, mul õde on sõitnud mäesuuska hästi pikalt. Ma ei tea, mitu aastat. Vend sõitis enne teda veel, aga tema jättis selle pooleni mingi hetk, aga õde on nagu suhteliselt pikalt sõitnud ja sõidab nagu siiamaani, kuigi ta ei tee enam seda nagu spordialane, et vanasti tegi ta ikka tõsist trenni niimoodi, et käis ikka võistlustel välismaal ja aga õest on saanud see, et õde käis ja siis sai ise käidud, ema tõi mulle siukse vana ja räsitud lumelaua Soomest ja siis ma sellega sain proovitud sõita ja kodumäe pealt käisin üles tipa-tappa üles alla ja niimoodi need õhtud läksid seal ning lõpuks siis sai ostetud ka uus laud ning rohkem sõitma hakatud ja siis otsiti nagu instruktoreid, kes õpetaksid siis lumelauda ja mäesuuska. Ja eelmine aasta ma õppisin ka mäesuusa ära ja siis kohe sama aasta hakkasin ka õpetama väikseid lapsi, nagu on Sadoliini suusakool, mis on siukestele väikestele lastele mõeldud. Ma ei tea, kas see aasta see toimib, aga eelmine aasta oli igastahes ja seal nagu õpetasid kuskil 7–12 aastaseid lapsi sõitma nagu väikse laste mäel, et kuidas nagu algselt nagu sõita, üldse suuskadel püsida ja mäest alla saada ohutult. Et ohutus on hästi oluline, et ei tasu suurele mäele ronida, kui ei oska veel sõita, et muidu võid endale haiget ja teistele haiget teha. Kas läbi õpetamise sa ise ka midagi õppisid? Jaa, ma õppisin seda, et tuleb aeglaselt rääkida. Et see oli esimene asi, mis ma õppisin sealt. Et mulle ise võib tunduda, et ma räägin hästi nagu hästi ja ilusti ja nagu rahulikult, aga teistele tundub see kui mingi vankri all, 5 ratas vankri all. Nii kiire jutt, et mitte midagi saanud aru. 2015. aasta lõpus said sa ka Tankla TV aasta aktivisti tiitli. Mida see tiitel sulle tähendab? Too aasta, ta oli vist see aasta, kui 2015, siis ma vist tegin väga palju. Mulle tundub, et sa teed kogu aeg väga palju. Et siis ma tegin Tankla TV saateid meeletult minu meelest, kui ma õieti mäletan. Et ikka oli paar kuud niimoodi, et kaks saadet oli põhimõtteliselt samal nädalal ja siis mõtlesin, kuna ma nüüd välja lasen, et peaks mingi väikse vahe äkki hoidma või midagi. Aga jah, tegelikult see nagu alguses need tunnustused tähendasid minu jaoks väga palju, et nagu oi kui tubli ma olen, et andis mulle nagu usku, et ma suudan teha midagi, kuigi nüüd nagu need ei anna enam nii oluliselt palju, et pigem on see, kui ma nagu ise nagu ennast tunnustan, et kui ma saangi millegiga hakkama, näiteks saan mingi tõsiselt laheda videoga, ma näen, et seda on vaadatud nii palju ja siis ma mõtlen appi, ma olen ikka nii tubli. Paljud inimesed on enda suhtes hästi kriitilised, kas sina ikka hindad leebelt end või kuidas? Nii kaheti. On ka asju, millest ma nagu mõtlen, et mul ei ole mõtet seal pingutada, kuna ma ei näe nagu sukest suurt tulevikku, et siis ma lasen nagu neid asju nagu niimoodi üle nurga. Mis asjad need näiteks on, mis sa niiviisi üle nurga lased? No, ma parem jätaks need asjad. No ütle üks asi ikka. Milles sina ei näe enda tulevikku ja mis ei ole sinu jaoks nii olulised? Võib-olla nagu kooliga mingid siuksed kooli huviringid ja asjad nagu, kus ma nagu tegelen, et meil on koolis siukene meedia pool ka ja siis jah, ma lasen natukene üle nurga, kuna lihtsalt ma lõpetan 12. klassi ära ja siis ma nagu okei, see on vahva, kui teha ja nagu, aga kui ma ei näe sellel nagu pointi enam nagu, siis
see asi ammendub minus ja et sa tunned, et sa ei arene seal piisavalt? Ma ei arene seal piisavalt ja ma ei saa ennast nagu teostada, et siis ma nagu okei, ma võin selle ära teha, aga nagu ma teen seda üle nurga, et ma nagu ei panusta enda aega sinna nii palju. Aga asju, mida mulle meeldib teha ja nagu ennast kritiseerida on oma videod ja eriti oma videod, sest need peavad head tulema alati, kui ma teen midagi. Sa hästi palju räägid videode tegemisest, kas sa tulevikus tahaksid mõne täispikka mängufilmi ka teha? Jaa, seda ma tahaks teha, et see võib päris väge olla. Kas sul on juba mõtteid ka, millest filmi teha võiks? Ei ole, aga selleks ma olen väga palju mõelnud, et võiks teha, mul nagu fantaasia vahel nagu lendab nagu, ma ei tea, mis asi. Aga see on asi, mida tegelikult isegi ma tahaks väga teha. Aga ma arvan, selleks tuleb enne mitu aastat sahtlipõhja kirjutada, et midagi hästi head ja tabavat välja tuleks, et see peab midagi tabavat tulema, et ei ole mõtet teha lihtsalt mingid, nagu ma just nagu seda lühifilmi tegin, et midagi siukest nagu, mis on nagu öeldud juba nagu hästi paljude filmidega, et midagi siukest, mis on hästi tabav ja originaalne, midagi siukest tahaks teha. Nii et head raadiokuulajad, jätke meelde, Paul tulevikus teeb mõne mängufilmi, siis te teate, et kuulasite kunagi temaga intervjuu. Aga sa hakkad nüüd sel kevadel gümnaasiumi lõpetama, kas sa oled edasi mõelnud ka, mida teha? Jaa, gümnaasiumi lõpetamisega on siukene huvitav asi, et ma tahtsin kaitseväkke minna, aga mind ei võetud sinna. Et jah, ma selle vastuse varakult kätte sain, et mul on üks haigus, mille tõttu ei võeta ja siis kõik. Et sellega sai minu kaitseväe siis tulevik 0. Oled sa pettunud? Mõnes mõttes ma olen pettunud selles, et mis mul põhjuseks oli, ei ole tegelikult nii tõsine, mille pärast mitte võtta. Et selle pärast ma olen nagu pettunud. Ja samaski need tüübid, need inimesed, kes tahavad väga minna, neid ei võeta. Ja need, kes ei taha minna, need võetakse. Et see on nagu kuskil ebaaus tundub. Kuskil ebaausa jah, nimekirjas. Aga sellega ma saan ka Kaitseliidu poolt välja elada oma seda metsas olemist ja siukest asja. Aga peale gümnaasiumit on siuksed segased lood, ma ei tea veel, mida ma teen täpselt. Et mõttes on ülikoolid minna siis mingid kas fotograafiat või mingid multimeedia või ajakirjanduse teemal õppima. Aga praegune mõte, mis mõlgub peas ja on väga siukene reaalne, on nagu luua oma enda ettevõtte juba nagu ja hakata oma fotostuudio ja filmistuudiot ehitama. Et siukene nagu väga reaalne mõte on praegu peas käimas ja ma arvan, et see otsus tuleb peale gümnaasiumi lõpetamist, mis ma ette võtan. No sul on veel pool aastat aega, et see välja mõelda, nii et ma loodan, et sa jõuad välja mõelda selle. Aga meie tunnike aega on läinud ülima kiirusega, uudisteni on jäänud 5 minutit. Paul, mul on väga hea meel, et sa said täna siia stuudiosse tulla ja ma loodan siis, et sa kunagi teed mõne mängufilmi ka, et ma tulen seda kindla vaatama. No loodame ja eks me näeme seda tulevikus, et jah. Ehk näed, aga suure aitäh sulle.